laupäev ja nagu näha, siis kergelt tuleb lund ja täna siis läheb siis tuubiparki sõitma. Läheb vaatab, kuidamoodi seal siis see tuubisõit välja nägema hakkab, nii et mina igal juhul panen rohkem midagi talvist selga ja siis juba näeme tuubi peal. Kohal lumepargis. Mis see kell on? Näita, mis see kell on? Kell on 11:30. Ilm on siukene, näitas, et Tartus -12, aga reaalsus oli see, et näitas -8. Ja siin pole mina varem käinud. Täitsa kelgutada saab ka. Tavakelguga saab ka tulla. Ja see on lumemägi. Ja see on tasuta vist, on. Võtavad oma selle saaniga võiks siia tulla. Kuigi ma arvan, see saan paneb hooga sinna metsa sisse meile. Sest meil see saan on ikka mega suur. Siuke 1,5 meetrit korda 90 vist. Nii see tuub on käes ja instruktsioon on ka ära tehtud, nii et pakuti suuska ka, nii et ma ei tea. Teen kõigepealt tuubisõidu ära ja kui seal ise terveks jään, siis proovin ära võib-olla selle suusa ka ja meil on isegi mitte suur kelk kaasas, aga mingisugused tagumiku astmelauad on ka olemas, millega siis alla lasta. No ma lükkan eest ära nüüd. Nii, mine siis. Istume peale siia, siis vaatame, kuidamoodi see asi välja nägema hakkab siin. Oba. Nii. Hakkab minema. Korralik. Fucking hell, raisk. Kogu aeg oli selline tunne, et ma lendan välja siit. Väga toores. Ei no kihvt igal juhul. Ja nüüd tuleb sealt üles sõita. Korralik. No ja kui ta oli? Lahe või? Need on järsemad. Nojah, siin saab nüüd üles sõita ja chillida. Vaata, kui edasi läheb. Korralik. Ja sa oled 35 kilomeetrit ennist läks. Kiirus ka. Ja näitab, jah. Kurat, see jääb seisma vahepeal. Ei tea. Olemegi üles jõudnud juba ja seal saab suuska ka lasta siis ülevalist kuskil. Enne kui ma lähen selle hullu peale, lähme teeme selle sinkavonka ära. Tahad sinkavonkat teha? See hakkab keerutama hullult. Veidi kene võib-olla, aga... Ta on veel kiirem või? Veespa ja... ei ole. Ta vaatab kusse. Ta on siukene. Okei, seda ma vist isegi proovin. Vaata ka. Ma teen objektiivi puhtaks vahepeal. Siin on mingisugune jama. Ei, aga siit me läksimegi enne. Läksin sealt. See on veidike kõrgem. Ja see läheb veits järsumalt, jah. Ta mul on ees, või? Ei taha. Oota, ma lähen ise. Ei taha, mulle kohe üldse ei meeldi see kõrgus. Oi jummal, see on vaba langus. Ei ole. Siit tuleb ju selline hoog, et anna minna. Vaatame siit külje pealt korra, kui järsk see on. Ossa raisk. Ai, see on minu jaoks liiga hull. Ma kindlasti kohe ei lähe sinna. Siit läheb keegi peale, jah? Jah, okei.
ma arvan, et nüüd võib minna küll vist, jah. Kuule, tänk sulle. Läheb. Kurat, kisub kreeni kohe ja läheb selg ette. Fucking hell. Ongi ainult selge ees sõita. Normaalne. No päris lõpuni välja. Siin peaks olema ikkagi talvepüksid korralikud, jah. Sest tavaline dress tuleb jalast nagu ära. Ma ütleks selle kohta, aga elamus on muidugi väga vinge. Ühtegi halba sõna küll ei ütle. Nii, nüüd ma olen siis kokku 3 korda üldse elus lasknud alla siit tuubimäest üldse, noh. Ja selles kohas 2 korda. Aga siuke näokate on hea, siis ei tule sulle see kuramuse külm tuul näkku. Nüüd vaja üles sõita veel. Ja vaatab, teeb võib-olla mõned tiirud veel. Aga otsalt päris ülevalt ma ei julge küll vist lasta. See tundub ikka nii kuramuse kõrge ja järsk. See rada, kus nad sealt ülevalt tulevad, seal on nagu, sisuliselt oleks nagu vaba langus. Ja noh, mina oma 100 kilogrammi juures ilmselgelt võtan sellise hoo üles, et vähe ei ole siin, ma arvan. Juba siit see hüppe oli nii korralik, et vähe. Selge ees tuli see kord alla. Ei, fun. Jah, et kui sa ei ole käinud siin Tuuvipargis, siis kindlasti tule kohale. Tee oma sõit ära siin ja no, kohe vaatame, kuidas see Kiiremägi siis toimib. Ma lükkan sulle see hoo sisse. Läks. Ei tea, kas kiirust ka näha on. Korralik igal juhul, jah. Siuke minek. Tartu lumepark, jah. Vägev kogemus. Ma unustasin jälle kella käe peale panna, et vaadata, kaua ma siin täna olen olnud. Ja mõned sõidud, ma arvan, teen veel. Ühed on ilmselt ilma selleta üldse, mis on see kaamerata, et siis näha, kui kiire see hoog sisse tuleb ja kohe saan teada siis nüüd, mis see elamus oli siis seal. Kohe. No räägi, kuida oli? Tegid niksu või? Kuida oli siis Järsumäe pealt tulla? Aga on tahan seal veel Järsumäe minna. Tahad veel minna või? Veel Järsumäe. No teeme tollega ära ja siis teeb... Mitu kilomeetrit see oli? Ma ei näinud, ma pean siit kaamerast vaatama. Ma zoomisin sisse seda momenti. Ma sealt mäest küll alla suusaga ei lase hullu. Iial kiina. Suus mäest alla lasta või? Kus see kõige kiirem rada on? See või? On või? Kõige järsem või? Räägi enne, miks mees läksid alla? Nii. Sa võid minna ja ma proovin siit. No mine. Oba. Sa kurat, kus see võtab hoovik üles. Lumelauda sõidavad, suuska sõidavad, siis sellega tuubiga alla siit mäest ja siis kelgutada saab ja kurat, miks ma varem ei ole tulnud siia tegelikult ka, et see on ikka jumala vinge place siin. Ja ei ole kaugel, põhiline, et jumala lähedal. Tartu linnas sees sisuliselt, see ei ole ju isegi kuskil linna ääres. Noh, okei, Ermi lähedal kohe siin. Aga see on ikkagi linna sildi sees. Ja poleks osanud arvata, jah. Ma tean, et seal teisel pool seal,
ei tule lahti kinnas. Sealpool on üle Nõlva on siis see seikluspark, seal ma olen kunagi käinud. Aga siin tõesti esimest korda Tartu lumepargis ja hooaeg on täiega alanud siin. Nii et teeb tasa selle, mis see eelmine aasta oli, et lund ei olnud. Ja ma ütlen, et nagu ma oma eelmistes postitustes olen öelnud, et talv hakkab võitma teed minu südamesse. Ehk siis, kui talvel on tegevusi, siis on talvel ikkagi fun. Ei saa öelda, et ei ole. Mulle väga meeldib. Aga kohe saan teada, siis, kuidas see suur mägi oli siis selle elamus. Vaatan, kaugel meil see spetsialist on, kes seal selle sõidu tegi. Ma näen, tuleb kelguga. Aga jah, ütleme niimoodi, et kui ma käisin Otepääl sees sõitmas, mitte Kutsekal, siis seal pidi mäest ise üles tulema ja see üles tulemine ongi see asi, mis nagu täielikult ära väsitab ja lõpuks ei suudagi nagu üle 40 mintsa mäe peal olla. Ja kui nüüd haigeks ei jää tänase tuubitamise järel, siis on nagu super selles mõttes, et üleeile oli enesetunne ikka väga räbal, aga täna on juba väga hea, jah. Kohe näen, et tuleb sealt tuubiga ülesse ja kohe saangi küsida, mis siis see elamus oli. Aga millegi pärast ma kuidagi vajun siia tuubi põhja, et ilmselt on raskus. Proovin seekord siis niimoodi, et ei vajuks. Nii, tule siit tuubi pealt maha ja mul on üks küsimus sulle kohe. Nii. Kus sa oled nüüd? Räägi mulle siis sellest kõige kõrgemast rajast. Oli siis... See läks väga äärselt alla, ma ei näi mitte midagi. Mitte midagi ei näinud või? Silmad olid kinni, tuiskas ta. Aga kas ta viskas üles ka kuskile või? Ei viskanud või? Ei. Okei. Panen korraks kaamera kinni ja siis näeme juba siis Kelgumäel nende tagumikulaudadega alla lasmas. Tuub sai ära antud ja nüüd ma siis vaatan, kas see pagass tuleb lahti. Siin meil on tegelikult ära jäetud. Isegi tuleb. Mul on siin sellised asjad. Lähme katsetame need ka ära. Siin on mingi... Ja siis tõmbab sealt mäest ka alla tiiruga. Nii, anna mulle see kaamera, ma annan sulle ühe sinu kätte. Nii, ma võtan siis... Proovin mõlemat või? Ma proovin kõigepealt sellega ja siis proovin tollega. Siis vaatame, kuidas on, mis asi on mingi jääkaru. Aga nagu näha, rahvast tuleb juurde järjest. Et koht on populaarne. Ma prooviks siit juba. Siit on vist liiga lauge minek. Aga ära ikka proovida võib. Aga nendega vist tuubiraja peale minna ei võigi. Vai näe? Ma arvan, see lendab üle, jah. See võib olla küll niimoodi. Aga näed, seal on ka võimalik sinna taha täitsa välja sõita. No vot. Ma proovin sellega. Aga siin peab kinni hoidma vist kuidagi. Siin sa oled ka käed kinni, et mis on see maa on teha. Ikka see jalad ettepoole, ma arvan, see Aga siin ongi pikem, see osa. pingviini lõusla. Või ma ka ei tea, mis see on. Ma ei tea. Ai, jalad käivad siis sisse, näed. Ei käi. Käivad. Paneks püsti selle peale alla või? Ei, ma püsti küll ei julge minna. Ma ootan, kui nad ära lähevad. Võta see. Las väiksed sõidavad ära, siis ma... Katsetame, kui hull see on eeski. Ai, raiss, see põrutab kindlasti siin, ma arvan.
siin ei ole seda, et sa tuled mingi asjaga üles, vaid pead ise tulema. Ja kurat, nii väsitav. Maru libe ka see mägi siin. Siin nüüd külge maha ei pane. Ega see heli kadus vist vahepeal ära seal. Ja nüüd on heli tagasi. Ütleme niimoodi, et tuubiga on ikka kordi mugavam. Sest sellega ma arvan, et kõik selgroo lülisambad said nüüd paigast ära. Kui ei oleks kontsadega pidurdanud, ma oleks seal mäest üles pannud. Mega hull. Nii, mine siis. Selle kelguga ei saanudki sõitu näidata, sellepärast, et see kuramus siin peab kinni hoidma esiteks ja ma jõudsin sisuliselt siia võsa alla välja, nii et see, mis iganes pingviiniga kelk sealt kaugelt kõige laugema pealt tulin ja tõmbas sellise lauluga üles, et veits veel ei oleks siin põõsas olnud. Siin on näha ka tegelikult, kuidas kõvemad tegijad on hoogasid üles pannud. Et jah, saab korralik hoo sisse küll siit, nii et. Aga jah, siit Kelgumäelt ma siis tänaseks lõpetan Tartu lumepark ja kui sa ei ole käinud siin, siis aja kindlasti kark alla kodust ja võta termosega tee kaasa ja saad siia tulla ja veeta ühe väga lõbusa talvepäeva siin, nii et mulle igal juhul väga meeldis siin, nii et tõsiselt vinge koht. Tšau!